Paneme siis oma mõtte jälle tööle ja kindlasti enamus, mis te kuulete, ei ole midagi uudist, aga kordamine ja nende asjade esile toomine. Ma loen ühte lugu, raamatuid, mis ma võiks öelda peaaegu, et peas on ja võtan jälle ja sa enne imed. Iga kord tundub ta ikka, et uus on kõik. Kas siis mõtled nii edevalt, et vahepeal nagu loodad, et targemaks saanud, aga iga kord sama tekst annab sulle rohkem. Ja mida enam süüvid, nüüd kui ma võtsin välja 75. aastast alates Aquino Thomase filosoofia konspektid ja väljakirjutised ja Rooma loengud ja asjad, siis ühtepidi tekib mulje, et oi, kui tark ma siis olin ja hakkad uuesti nii-öelda seda asja nagu õppima ja teisalt on asjad, kus sa näed, et sa oled siiski edenenud ja sa oled oma nii meditatiivse mõtlemissüsteemiga sinna saanud ja ka isegi edasi, sellepärast, et ükski teoreetik ei ole kunagi oma enda arusaama hetkel seadnud viimseks piiriks ja absoluudiks. Ja kuna meil kõigil on siin üleval ilmselt midagi sees, siis tuleb seda rohkem usaldada. Ja loengutel üliõpilastele ma ikka rõhutasin ja ütlesin, et ma loen üheks oma ülesandeks, et te saaksite teada tegelikult, kui targad te olete, teiseks, kui targaks te võite veel saada, kui te julgelt seda ise kasutate, mis siin on. Ja et kasutage autoriteete ainult sellistena, kes ergutavad sellel teemal mõtlema. Ja selliselt suhtudes asjadesse säilitab inimene kõigepealt eluaegse õpilase seisundi. Ja kes on siis see õpetatud inimene? Vist ilmselt see, et kes saab aru, et ta on ainult õpilane. Ja ma vist tõin selle näite, et mida suuremaks läheb ring, teadmise ja mõistmise ring, seda suurem on kokkupuute pind sellega, mida me ei tea ja ei mõista. Nii et see uurimine peabki inimese sinna viima, et tema isekus murdub, alistud sellele niisugusele tunnetamatule viimseni, mis on lõpmatu, ja seal see inimese ego niimoodi nagu kustub ära. Nii et me oleme ainult õpilased siin ja vanem on ainult lihtsalt jõudnud natukene ronida kuskilt kõrgemale ja järeltulijatel on lihtsam. Ja üks ilus tsitaat oli kunagi Eesti õpetlastest kuulub see Uku Masingule, et kasutage mind redelina. Ja kui te olete üles roninud, visake redel minema. Et ainult või niisuke näide, et kõrge plank on, roni minu õlgadele ja vaata, mis sa näed seal ja räägi mulle ka. Aga selleks, et sa üle plangu näeksid, pead sa minu õlgadele tõusma. Ja siis mina kuulan, mis sa siis mulle räägid, mida sina veel sealt näed. Et selles mõttes me oleme kõik ainult teelolijad, õpilased ja nüüd, kui ajaloofilosoof elab mitte ainult ajaloos, vaid iga hetkel toimuv ja iga hetk selles, milles ta ise elab ja see aeg, milles ta elab. Ta näeb seda alati kogu ajaloo kontekstis ja alles kogu ajaloo kontekst annab sellele hetke ajaloole õige võtme mõistmiseks. Aga sellest ka veel ei piisa. Ajaloofilosoof peab mõtlema igavikuliselt.
seal, kus midagi enam ei ole. Ja see niisugune igavikuline vaatepilt ja rahu, mis siis inimesse tuleb, see annab erakordse võimsa enesekindluse. Ma tean, millest ma räägin, ma olen selle läbi kogenud aastate jooksul nõukogude ajal, kui oli mulje, et selle süsteemi paljud väga ebameeldivad jooned, mida kaugemale selle süsteemi minevikku, seda repressiivsem ta oli. Kõik need küüditamised ja mahalaskmised ja 41. aasta ja 49. veel viimased küüditamised. Et see süsteem tundus niisugune kõikvõimas, üldine propaganda ju rääkis sellest, et see on ajalooline paratamatus. Nõukogude Liidu monoliitsus ja see võimsus tundusid igavesed ja murdumatud. Ja ometi see niisugune ajaloolis igavikuline pilk andis erilise rahu ja Nõukogude Liit oli minule alati võidetud suurus. Mul ei olnud kunagi niisugust alistumise tunnet või hirmu ka tema ees. See andis niisuguse üleoleku tunde, et siis paraku minu huvialad viisid mind ka riigivõimude huviorbiiti ja mul oli nendega palju suhtlust ja huvitavaid toredaid vestlusi ja siis ma nägin, kuidas see hakkab maksma. Iga kohtumine on kohtumine inimeste vahel. Ja õige ruttu on võimalik need ametlikud barjäärid niimoodi läbida või ületada. Ja see, et sa ise oled seest rahulik ja et sinu sees ei ole teise poole suhtes mingit vaenulikkust. See tajutakse ära. Seda õhust inimesed niimoodi paistlikult aimavad. Ja tekibki puht inimlik kontakt, kus jäävad need ametlikud asjad nagu suuresti niimoodi kõrvale. See on väga kena igal pool rakendada alati. Inimlikud kontaktid on olulised näiteks kaubamajas. Ma ei lähe igasse kassasse, ma lähen sinna, kus mul on tekkinud kassapidajaga niisugune meeldiv suhtlemine, vahetame paar fraasi, küsin, kuidas teil läheb ja teinekord juhtub, et viimase šokolaaditahvli ütlen, kui on kõik makstud, et aga see on teile ja inimene on võib-olla siis päev otsa hea meel tal või et see inimlikkuseni jõuda ka ametnike puhul, siis ma ei tea, kas nii paadunud ametnikku ongi, kellel see ametniku kiht nii paks ümber on, et sealt läbi ei saa. Küllap ka niisugusi on. Nii et see annab erilise üleoleku tunde ja rahu ja kui meie põhiteema on meie enda saatus, saatus rahvana, saatus Eesti riigina, siis meie geograafiline asend, millest me oleme juba korduvalt rääkinud ja näitlik õppevahend, mida ma ikka aeg-ajalt jälle näitan, on siis niisugune lippude rida. See on siis siit poolt alates võõrvõimude rida, siit lõpust on 2 vappi puudu. Need on siis kõik need võimud järjest, kelle all me oleme olnud ja siis me küsime, mis on siis see, tänu millele rahvas püsib, sõltumata kõikidest nendest võimudest, ehkki päris pikad perioodid on olnud stabiilne see mentaalsuskülg, mis on väga oluline. Ütleme siis kuni esimese Nõukogude võimuni mentaalsuskülg oli siis ikkagi muutumatu, üks ja seesama. Ja siis mindi ka mentaalsuse kallale. Ja nüüd siis Eesti Vabariik 2004 me andsime ta ilusti lahkelt jälle käest ära Euroopa Liitu inkorporeerituna. Ja eks meie tänane teema siis ongi võim, rahvas ja legitiimsuse küsimus. Aga see paneb mõtlema, aga see annab ka ühtlasi üleoleku tunde, kui küsid järgmise käest, kauaks siis teid on. Nii et iga uuele, kes siin Eestis tahab siis see välismaine valitseja olla, võiks seda näidata ja öelda, et kallikesed,
Te olete siin reas ainult üks lipuke ja mitte midagi rohkemat. Muidugi te võite palju kurja teha, aga et see ühelt poolt on see masendav, teisalt näitab aga see seda, et sõltumata välispoliitilistest võimudest on tänu meie mentaalsustüübile meie rahvas siiski kõikidest jubedustest läbi tulnud ja püsinud ja soodsal hetkel ka oma riigi loonud. Mis on need tegurid, tänu millele meie rahvas on püsinud? Minu eriline austus kuulub loomulikult talupoja seisusele ja külaelule. Küla on see, mis on elu ja keskaja kultuur ka keisririigi ajal, ma lasen selle raamatu ringi käia, siin on keskaegne ühiskonna puu. Juurte juures on talupojad. Nemad on need, kes siis on juured maa sees ja toidavad kogu ühiskonda. Edasi tulevad kõik seisused. Iga oksase vöönd on üks seisus. Keskajal oli 3 seisust. Olid siis sacerdotaales, need, kes palvetavad ühiskonna eest ja mentaalsustüüpi hoiavad. Siis on rüütelkond, aadelkond, militares, kes siis sõdivad ja kaitsevad maad. Ja laboratoores on siis need, kes tööd teevad ja kelle tööl terve ühiskond püsib. Ühiskond püsibki siis kõik need seisused, neid talupoja seisust toidab, nemad on juured maa sees. Aga me avastame, et siin on üleval veel ladvas figuurid ja enne imet jälle talupojad. Milline rõõmustav avastus ühelt poolt, teisalt, kui tuletame meelde, et keskaja ühiskond oli katoliku kiriku ühiskond ja kõik kuulusid kirikusse ja kirikusse mittekuulumine tähendas ühiskonda mittekuulumist. See oli väljaspool ühiskonda. Ja kui kõik teised seisused, aadelkond, siis bürger, see tähendab need linnakodanikud, kes käsitöölised, need ja vaimulikkond pidid tegema eraldi häid tegusid, spetsiaalset head tegu mingit. Siis talupoja selleks, et igaviku elu mõttes pääseda, siis talupoegade seisuse privileeg ja keskaja mõttes oli väga tähtis. Oli talupoeg õndsaks kuulutatud igavese elu mõttes oma elukutse tõttu. Olla talupoeg tähendas, et sinuga on juba igavese elu mõttes asjad korras. Ja huvitav on lugeda siis keskaja dokumentidest, kuidas ninakas talupoeg ütleb piiskopile, et mida sina üldse räägid. Mina olen juba lubatud taevast, aga sinul on veel asi kahtlane. Sa pead veel palju pingutama ja midagi eriliselt tegema, et samuti pääseda. Nii et see andis ka arvesse võttes keskaja ühiskonna mentaalsustüüpi. Talupoja seisusele midagi, mida teistel ei olnud. See oli ainukene seisus, kes seisusesse kuulumise läbi oli selle ühiskonna ideoloogiast lähtuvalt siis see kõige õigem. Nii et au ja kiitus talupoja seisusele ja igal seisusel oli oma seisuse au, oma reglement. See oli küllaltki kindlalt välja kujunenud, me oleme sellest rääkinud ka tööjaotuse mõttes. Ja see gravüür küll kõige selgemalt vast, on näha küll, isegi ilma prillita ma näen väga selgelt. Laseme ringi ja mõttes siis kõik ütleme talupoja seisusele häid sõnu. Ja see talurahvas, kui Eesti maarahvast, need ei ole põlglikud sõnad, maarahvas või talurahvas, need on äärmiselt auväärsed sõnad. Ja seda talupoja teadvust, näiteks soomlased, nendega kohtudes on tore, need ei ole ometi ka ükskõik missugused põdrad, kes käivad Eestist alkoholi ostmas, vaid ikka nii ühiskonnas keegi. Ja mulle sõjaväes olles need suhted siis Soome kindralite ja kõrgemate ohvitseridega, üks kiidab mulle siis, et me suomalaiset oleme noin tyhmiä, oleme rumalad. Nii et ise peavad ennast kuidagi talupoeglikult sellisteks rumalateks.
me näeme, et see Soome talupoja tarkus siiani vähemalt on suurepäraselt töötanud nii sise- kui välispoliitikas, välja arvatud need tendentsid, mida neile nüüd seal pähe määritakse ja peale surutakse, aga vähemalt siiani on see töötanud soomlastel väga hästi. See on realiteedi väga selge tunnetamine, ka ohu tunnetamine ja selles mõttes on talupoja tarkus midagi, mida peab hindama ja seda nimetades ei pea siis mõtlema niimoodi, et see on nagu midagi mitte piisavalt erudeeritud või et seal ei tsiteerita autoriteete või ei tuuda esile mingeid filosoofe või kedagi. See on see tarkus, mis tuleb vahetult elust, põllumajandusega tegelemisest või tegelemine pole õige sõna, põllumajanduses elamisest ja olemisest, vahetust suhtest loodusega, nii et pigem olgem selle üle uhked ja millal või keskajal, kui linnastumine toimub, siis on üks vahva rüütlilaul, kus ta pilab siis linna elanikke. Ja linnavurle, see sõna oli ju veel kasutusel 19. sajandi 20. vahel. Et talupoja tõsiduse pilguga vaadates see linnainimene ei olnud enam piisavalt niisugune tõsine ja kaalukas ja et midagi nagu oleks kaduma läinud. Nii et elagu talupoja seisus ja kui me tahame ise püsima jääda, siis peaks olema meie riigi prioriteet, kui seda peenikest sõna tarvitada, küla, et see elaks, nagu meie laulgi ütleb, kuni elad küla, elad sina ka, Eesti rahvas. Küla annab leiba, küla annab toitu, küla annab kõige tähtsamat, terveid inimesi, kus lapsed kasvavad looduses, lippavad suvel paljajalu ringi ja nad pannakse maast madalast tööle, mitte vedelema ja niisama tolgendama. Maal ei pääse keegi, seal pannakse tööle. Mina olen selle lapsena läbi teinud ja lõppada tänulik selle niisuguse võimsa talukasvatuse eest, kus õige ruttu sa poisikesena hakkad tundma, et sa oled mees, sinust juba majas sõltub midagi ja see tõstab su eneseväärikust ja samal ajal ka aitab vaimselt ja psüühiliselt täiskasvanuks saada. Samal ajal see hoiab ära jälle liigvarase selle aktseleratsiooni või kuidas seda tänapäeval juba ju lastele surutakse peale seda seksi iga nurga pealt, et mida kauem see valdkond uinub, seda parem. Nii et see on terve looduslik elu ja sellele tänu me saame püsida, et talurahvas ja maarahvas olla, pigem tuleks selle üle uhkust tunda ja mitte arvata, et kui me jookseme kõik Tallinna linna kokku ja nutitelefonidega mängime, et siis me oleme midagi eriti kõrget ja niisugust vaimset ja arenenud. Et selle loo mõte on siis selles jälle, et ei ole vaja tunda mingit alaväärsuskompleksi, vaid vaadata neid tegureid, tänu millele kõik ometi meil on olnud ja võib ka jääda, kui me oskame hoida. Võimu legitiimsuse küsimus. Praegu on nüüd väga päevakorda tulnud väga teravalt üks teema, mille puhul inimesed tajuvad, et meie eksistents on väga ohustatud ja on ka. Ja praegul hetkel käibki siis selle üle see niisugune väga terav poleemika ka. Ja kus on see piir, millest alates inimeste omavahelised tülid lakkavad ja kus äkki tuntakse, et nüüd nendel ei ole enam tähtsust, mingi muu suurem hädaoht on nii suur, et omavahelised tülid jäävad ära. Kui tuua maailma poliitikast ühe näite, mida kahjuks ei ole teadvustatud väljaspool uurijate ringi või neid, kes uurivad, 1983. Septembrikuus oli see juhus,
mis tõi kaasa globaalsed muudatused USA ja Nõukogude Liidu suhetes. See on see kuulus Reagani kõne, mille ta pidas. Ma ei tea, kas keegi teist on sellega kuskil kokku puutunud, kirjanduses seda ei reklaamita, kus ta president avalikus kõnes, mitte kinnises ringis, vaid avalikus kõnes tervele USA rahvale ja loomulikult on see ka siis maailmale oli kättesaadav, et seoses ilmsiks saanud hädaohuga kosmosest tuleb pilk pöörata hoopis maakera kaitsele selle eest, mis kosmosest võib tulla. Ja see oli seoses Nõukogude Liidust välja saadetud Phobos 2 Marsi selle sondiga, mis Marsi ümber orbiidile jõudes hakkas ilusti tööle, kõik saatis pilte ja kõike. Ja siis, kui ligines sellele kaaslasele Phobosele, siis ta kaob ära. Ta võetakse ära. Heli hääbub pikka mööda, nii nagu patjadega oleks kinni maetud ja viimased pildid näitavad, et midagi tuleb ja vaikus. Peale seda imekiiresti Nõukogude Liit ja USA leidsid ühise keele kosmose uurimises ja nüüd me näeme praegu täpselt seda sama asja, et kui ühelt poolt niimoodi balansseeritakse tuumasõja piiri peal ja aetakse asja hästi teravaks, siis teisalt käib täiesti normaalne, intensiivne töö selle rahvusvahelises kosmosejaamas. See on siis see patrull, mille tegelik ülesanne on jälgida ja õigeaegselt avastada võimalik invasioon või agressioon, mis kosmosest võib tulla. Nii et see tulnukate küsimus sõna kahjuks on rikutud ära, sellel on niisugune maitse juba juures, et see, kes sellest räägib, on natukene imelik. Aga need materjalid, mis on ja Ameerikas see Fort 51, mis selle keldrites kõik on, see, kes tunneb huvi, ega informatsiooni ei saa eriti kinni pidada, sellepärast, et imbub alati läbi ja need, kellel on eriline huvi, need korjavad tükkhaaval informatsiooni kokku ja nagu see vist on pusle selle nimi, mis niimoodi pannakse üksikutest juppidest kuni pildi saad. Et ainult korjata neid tükikesi ja hakata pilti kokku panema. Ja varsti sul on see asi üpris, hakkad juba jälgima seda protsessi. Nii et see võimalik hädaoht kosmosest on siis praegu see, tänu millele on siis mitu tasandit, üks on tihe koostöö, kus siis riigid, kes omavahel maises dimensioonis on kaubandussõjas ja valmis üksteisel kõrisid läbi närima, see on üks tasand. Järgmine tasand on siis see, kus suurriikide juhid ometigi kõik kohtuvad ja panevad ühesugused ülikonnad selga. See on kolmas tasand on siis see, mis vaatab siis sinna kosmose poole. Üks tasand on veel, mida süvariigiks nimetatakse nii, et see on väga keerukas süsteem või samal ajal ka küllaltki lihtne, et me peame arvestama, et tuumasõjaga ei riskeerita, see on kõigile lõpp, aga see balansseerimine selle piiri peal on üks osa siis majandussõjast ja tuumasõja oht võib ka teda üldse ära hoida, ka üldse suurt sõda. Sest ega keegi sellega ei riskeeri, see on selge. Ma ei saa näiteks kellegi vaenlasega sellises ruumis sõdides teda granaadiga hakata surnuks loopima, eks ole. See on ju selge, et see on mõttetu. Nii et kus on see piir Eesti rahval, kas nüüd ärgatakse lõpuks, mis seob rahva, kui me tajume oma rahvuslikule eksistentsile kõige tõsisemat ohtu, kus meile loetakse ette ainult kohustusi, mida meie ainult peame ja need immigrandid, kes tulevad, nendel on kõik õigused, nemad ainult võivad. See on selge, et kuskil on see piir, millest alates tuleb vastalöök ja ilmselt praegu see toimub. Sellega seoses on meil ka küsimus reeturitest. Reeturi palk
keskaegsel Inglismaal 14. sajandil oli küllaltki julm. See oli, lasti soolikad välja ja siis soolikad pandi tulelõkkesse ja põletati neid, kuni need ära põlesid. Nii kaua vaatasid siis pealt seda asja, see, keda hukati. Sellele järgnes siis poomine, niimoodi, et sa kägisema juba hakkasid, siis jälle lasti nöör lahti ja siis oli 4 raiumine ja kõige lõpuks siis pea maha raiumine. See oli muidugi väga julm, prantslased olid palju humanistlikumad ja demokraatlikumad. Prantsusmaal tõmmati ainult 4 hobuse vahel lõhki, muidugi Timmukas aitas kirvega kaasa, sest selle kohta, selle Henri IV vist võrdsuka hukkamise kohta on ka üks paras ilus gravüür tehtud, kus see kõik näha on. Mina mäletan lapsena seda vaadates, et mulle meeldisid kõige rohkem need ilusti välja joonistatud, võimsad, tugevad hobused. Nad olid nii kenad, prontis tagumikkudega ja vägevad nüüd Ardenni need kabjad, karvased seal all, et hobused köitsid mu tähelepanu, aga see muu asi oli niisugune lapsele, see on abstraktne, see ei ole midagi eriti hullu. Aga et reetmist peeti kõige jubedamaks karistuseks ja ta on ilmselt paljudes riikides tänini nii jäänud. Nõukogude ajal oli selline mees nagu Penkovski, kes teab midagi sellest mehest. Tema reetis ameeriklastele nõukogude raketivedelkütuse, mis oli venelastel ainulaadne oma võimsuselt, see oli välja töötatud koostöös nende Saksa SS raketiteadlastega, kes Venemaale toodi. See kütuse valem oli eriline saladus ja Penkovski reetis selle ameeriklastele. Ameeriklased reetsid ka Penkovski ja lasid Nõukogude Liidul Penkovski ära röövida ja Nõukogude Liidu tagasi tuua. Missugune oli tema saatus? Ta seoti kanderaami peale, see oli spetsiaalne kanderaam, millel olid metallrattad all ja Lubjankas, see oli siis NKVD keskus Moskvas, seal keskkütte ahjusuu oli ehitatud juba ette kavatsetult suurem ja sinna läksid ka roopad sisse. Ja siis Penkovski siis lükati siis selle kanderaamiga siis sinna ahju. Ma olen lugenud ka kirjeldust selle protseduuri kohta, kuidas ta alguses lükati natukene jalgu ja siis tõmmati uuesti välja. Ja siis tuli alles valjuhääldajast käsk siis lõpuni teha, nii et kohutav lõpp oli tal muidugi. Lükati sinna ahju, loomulikult elavana ei ole ju ilus tappa inimest ära. Nii minu poole väike niisugune küünilisena tunduv vihje juurde, aga reetmine on alati kõige jubedam kuritegu, mille puhul ma ei ole surmanuhtluse poolt ja surmanuhtlust ma ei kehtestaks, isegi mitte reetmise eest. Aga reeturitele tuleb luua tingimused, et nad hakkaksid seda ise soovima. See kuluks küll ära. Nii. See on ikka midagi niivõrd võigast, mille nimi on reetmine, et see on alati kõige rängem olnud. Ja paraku iga rahva hulgas neid leidub. Midagi pole parata. Ja see maailma asi on jah, siin ligineb praegu sellele konfliktile, kus siis midagi peab hakkama toimuma, aga inimeste õnnetus on selles, et kui palju peab saama lakse nina pihta, et sa enam nina välja ei torka. Kui kaua? Kui kiiresti tekib loomadel tingrefleks? Õige ruttu. Oletame, et inimene on augus ja peidab enda sinna ära ja keegi hüüab demokraatia, kõksti pistab pea välja ja saab litaka ära. Tõmbab tagasi ennast auku ja mõtleb, enam ma ennast petta ei lase. Tähendab natukene aega mööda, demokraatia, kõks jälle pea välja. Kes hüüdis demokraatia? Ja kui vaadata viimast 27 aastat, siis tõesti ma küsin, kui kaua ja mitu korda
peab, et tekiks tingrefleks. Et enam ei pista pead välja. Kui mitu korda peab inimene petta saama? Nüüd ma järgmistel valimistel näitan, marsib uhkelt sinna ja hääletab ja arvab, et nüüd midagi muutub. Nii. Loomadega tekivad tingrefleksid ruttu ja ilusti hakkab see asi toimima ja mängima. Ja õige hobune ja peremees oma suhetes on sellised, et ega ei minda Koplist hobust tooma, et minnakse siis juurde ja pannakse talle päitsed pähe ja tuuakse oheliku otsas kaasa. Mina mäletan seda, kuidas onu hüüdis ja hobune tuli galopiga. Nii. No. See oli mingi eriline niisugune inimese ja looma eriline suhe ja kui tuli juurde, siis kõnksti pani pea vasta alla ja tardus vaikselt paigale. Niimoodi, sõbralik kontakt. Nii väga ilusad mälestused tulevad. Nii et võim, millest me tahame nüüd natukene rohkem rääkida, on kõige jubedam ahvatlus inimesele üldse. Hispaania kuninganna Isabella, kes oli kõigiti šarmantne, intelligentne, tark naine, kindlasti ei olnud tal puudus ka vastassugupoole tähelepanust. Ühesõnaga inimene, kes omale kõike võis inimlikul pinnal ja plaanis lubada. Ja tema kirjutab selliselt siis, või vähemalt temale omistatakse ütelused, kes temast kirjutavad, et need, kes arvavad, et armastus või mingi kirg on kõige suurem ja tugevam, mis inimest mõjutab, see ei ole midagi selle kõrval, kes on maitsta saanud, mis on võim. Ja võim on ilmselt kõige suurem ahvatlus ja kõige niisugune ohtlikum ahvatlus inimesele. Anna talle võimu kätte, siis sa näed, mis ta on. Kaitseväe algaastatel oli sellega päris mitmeti tegemist. Allülemused, näiteks jaoülem, see on just 10 poisi üle, valiti tavaliselt ajateenijate hulgast, kellest märgati, et oi, tema sobiks jaoülemaks. Kõigiti kena noormees, tore, sobib, seaduskuulekas, korralik, kõik tipp-topp ja sai võimu kätte 10 oma kaaslase üle. Teate, see, mida mõnega juhtus, see oli uskumatu lausa. Hulluks läksid täiesti. Nad ei teadnud enam, mida teha. Lugesid sisemäärustikust siis, et käsk on ülema tahteavaldus, see oli siis sõnas ja žestis ja sinna pandi juurde veel, et mõttes ka. No ja see on selline käsutamise maania. Või kontrolliti seal voodite tegemist 15 sentimeetrit peab olema lina keeratud sealt pealt tagasi, seda mõõdetakse, et sa korrektne oled ja pool sentimeetrit vale sõtkus jalgupidi voodit segamini valas, prügikastid vooditesse, no segaseks läks. Aknast loopis riideid ja asju välja, no tuli ruttu ametist maha võtta, ei saa pidada, eks ole. Niisugusi nähtusi algaastatel oli. Õnneks me saime sellest kiiresti üle ja kiiresti lahti. Võimu sai anda ainult selle kätte, kellele võim ei löönud pähe. Nii kui pähe lööb, läbi kõik. Suurepärane mees oli kõigiti, tegin ta pataljoni ülemaks, läks hulluks. Mis asi see on, et inimesed käivad ringi väga pingul, närviliste nägude, midagi on lahti. Mulle tükk aega ei räägitud, siis ma hakkasin märkama, et nii ei saa. Pillil puhuda lõhki ei saa, eks ole niimoodi. See on absurdum. Tuli võtta ametist maha. Seal juures kirjutasin talle iseloomustusse, sest asi läks kohtusse. Ta kaebas mind kohtusse, et mina isiklikult kiusan teda taga. Iseloomustus oli ülimalt kiitev. Ainult kiidusõnad olid kuni viimase lauseni. Kõigi nende vooruste üle pingutamise tõttu ei sobi juhtivale kohale, loob väga närvilise ja halva tööõhkkonna. Ja siis, kui kohtus siis
toodi see välja, et mina teda isiklikult kiusan, kohtulik võttis siis iseloomustuse, luges ette ja ütles, ma ei ole elu sees sellist kiitust veel lugenud. Kuidas te saate öelda, et teid vihatakse? No sellega ta oli siis kohtuprotsessi kaotanud, aga et võim on, ma olen seda Kaitseväes näinud ja kui sa suudad võimust üle olla, see tähendab kõigepealt enesevalitsemist, see on esimene, keda sa pead valitsema, käsutama, siis edutamise puhul tuli alati seda vaadata, et võim ei lööks pähe. Ja üks väga korralik ülemus, kes oli ka kohutavalt pedantne ja niisugust sekundite pealt ja hilinesid pool minutit, no see on hulluseni peaaegu. Mul on täpsusega tekkinud ka juba natuke niimoodi, et Šveitsis ma sain aru, mis täpsus on ja kuidas see töötab, tõesti sekundi pealt. Ja mehel juhtus siis niimoodi, et ükskord laupäeval oli tal isiklikes huvides tarvis endal ametiautoga teha isiklik sõit. Ja saatus tahtis või jumala õiglus tahtis seda, et ta tegi avarii. No siis muidugi tuli asi välja, et ametiautoga ja niisugused ja naamodi ja siis ta rääkis ise ja ütles, sain karmi õppetunni. Sain aru oma ülepingutatud sellest niisugusest hoiakust ja ma olen nüüd hoopis teine inimene. Nii et selles inimlikus vigases maailmas 20. aastate Eesti politsei õpikus või ühes määruses on kirjas, politsei ei pea kõike nägema. Ja ei näe lihtsalt. Sest mis on kõige kõrgem seadus? Kaitseväe juhataja rõhutas alati seadused ja inimlikkus. Ja siis lisas juurde vaiksema häälega, inimlikkus on kõige kõrgem seadus. Ja kuna Kaitseministeeriumiga olid seal suured pinged, siis ükskord ta ütles mulle, et ma rikkusin täna seadust, sest nii nõudis inimlikkus ja ma vastutan oma tegude eest. Suurepärane. Vaat see on õige ülemus. Inimlikkus esimesel kohal, inimlikkus ise on kõige kõrgem seadus. Nii nagu liikluses viisakus. Aga jälle, kui te lähete viisakusega liikluses liiale ja ei taju õieti toimuvat, siis võite põhjustada sellega jälle teisepidi avarii. Nii et sa pead, iga hetk on pidev otsustamine, otsuse langetamine ja seda kõike tuleb teha ülilühikese ajaga. Välk ja pauk juba reageerid ja valmis. Nii et võim on kõige jubedam ja kõige suurem ahvatlus, mida inimene ka kõige kergemini võib kuritarvitada. Ja see on õieti see mõõdupuu, kui palju meile võib võimu kätte anda. Ebameeldiv on, õnneks on seda harva, et mõned kohtlevad oma koera sellise niisuguse aukuva käsutamisega. Saad aru külle pealt vaadates, et sa pead minu käsku täitma, eks ole. Nii. Ja siis tuleb meelde see hobune, kes hüüdmise peale tuli. Ise tuli. Nii et kui võimu küsimus me eelmine kord käsitlesime, siis selle võimu legitiimse seadusliku võimu päritolu. Et kuningriigis on siis vereliinid. Vereliinid said alguse tihti väga kauges minevikus ja vereliinide tekke ise on ka mitmene. Üks teke on siis selline, millest me rääkisime, mis viitab siis kosmilistele kontaktidele, et need, kes siin on toimetanud maa peal, on loonud ka kuningavõimu liinid. Ja see on ka praegu, geeniuuringud praegu on enamasti salastatud, sest sealt tuleb niisuguse imeasju välja, et kui see kõik avalikustada, siis ei jää meie senistest arusaamadest eriti midagi järele. Siis tuleb terve ajalugu ja kõik suhtumised ümber kirjutada. Seoses teadusalade edenemisega
on jõutud muistsete teadmiste mõistmiseni ja nendega nii-öelda unisooni me oleme hakanud aru saama, mida minevikus juba teati ja juba tehti ja oskame neid mineviku tekste tõlkida nüüd ka tänapäeva tehnilisse keelde ja saame aru, mis kõik juba kunagi siin on olnud. Nii et kui võtame meie enda Eesti mineviku viikingi aja, siis kuidas kerkisid esile hõimupealikud? Hõimupealik kerkis üles loomulikult tegeliku elu käigus. See, kes oma isikuomaduste poolest ilmselt sobis ja tol ajal oli see nõuetav, et see oleks kahtlemata mehine sõjamees, kes suudaks kaitsta perekonda ja kaitsta tervet hõimu. Pealikul olid ka kindlasti siis oma venekeelse sõnaga družiina. Mina olen ise olnud niisuguse družiina liige, kui erikaitseväe juhatajate all töötades. Johannes Kert oli seda tüüpi ülem, kes ei hoolinud ametlikest pöördumistest. Kui tema sai kaitseväe juhatajaks, me olime juba vanad sõbrad ja mina hakkasin teda pöörduma tema poole, härra kindral, mitte midagi ei tulnud juttudest välja, mitte midagi. Kuidagi ei klappinud miski asi. Ennem Kaitseliidus me olime ju ikka Einar ja Juhan ja nüüd äkki siis mingi härra kindral, eks ole. Ei tulnud midagi välja. Ja siis mul proua õpetas mind ja ütles, et lõpeta see kindralitamine ära ja ütle talle, Juhan, kurat, ära jama. Ja suhted olid laitmatud. Äkki kõik laabus ja kõik oli korras. Nii et tema stiili juurde kuulus siis tema niisugune družiina või meeskond, kellega suhted olid mitteametlikud pigem. Ja suhtlused olid pigem nagu sõpruskond, kus ei olnud niisugust ranget ametlikkust. See on ka isiklik juhtimisstiil ja see töötas väga hästi. Ja muidugi see oli ka selline aeg, kus me olime kõik sellised väepealikud, kes tegelikult allusidki ainult iseendale. Ma mäletan seda anarhia aega küll ja olen ise kogenud ka iseenda juures seda võimu ahvatlust, kui sul on äkki niisugused võimalused ka käes, siis sa pead oskama ennast väga distsiplineerida ja piirata ja jälgida. Vähemalt, et sa oskad seda piiri hoida, et jaa küll, aga et siit maalt enam kaugemale küll ka ei tohi, ei või, ei saa, et sa pead seda tajuma ise seda piiri ilusti. Nii et sellest võimuahvatlusest rääkides ma olen seda ise ka kogenud ja võinud selle ahvatluse kõrval jälgida iseenda kui inimese käitumist. Nii et ma üldiselt tean, millest ma räägin. Ja nüüd need pealikud, kui tuli rahvakoosolek kokku ja kui seal siis minu pärast toimuski, ütleme meie mõttes niimoodi, et on valida hõimupealikku, no siis ei olnud ju küsimust üleüldse, kes see hõimupealik on. See on ju selge, et tema on kõige vägevam mees, kes siis veel meid suudab kaitsta, kui mitte tema. Et see oli iseendast mõistetav. Ja siis muidugi hakkas tekkima ka dünastia ja pidigi tekkima. Ja dünastiate voorus on selles, et kui me loeme keskaja keisrite elu, kuidas lapsed kasvatati, missugune kasvatus, missugune haridus. Ja kui sind maast madalast kasvatatakse keisriks, sa ei ole mitte mingi jumbu, kes kuskil 21-selt mõtleb, et tööd teha ma ei viitsi, et lähen poliitikasse, eks ole. See oli kasvatus. Hiina keiser Li Bu 5-aastaselt istub troonil ja peab otsustama riigi asju. Trooni taga oli muidugi üks vanem mees, kes sosistas talle ette, mida öelda. Aga 5-aastaselt ta õppis juba olema keiser. Ja nendes otsustes õppis siis, mis riigi valitsemine on. Nii. Aga tagant sosistati talle kõik ette ilusti. See süsteem töötas.
Nii. Otto kolmas imelaps või mis teda oli, nad olid kõik juba väga varakult, väga küpsed, sest neil oli vastav ettevalmistus ja koolitus. Ja muidugi tekkis siis ka dünastia raamides, kui neid poegi ja vendi palju oli, ega siis venna armu kah tihti ei olnud. Võim on ikka niisugune ahvatlus. Otto esimene suur, tema oma vend tegi talle 3 atentaadikatset. Iga kord ta andis andeks, sest keisri ülesanne oli olla suuremeelne, helde, ülev, annan andeks sulle. Mitte ainult, et oma vend. 3. korral andeks andis siis vend murdus ja temast sai siis Otto suur toetaja ja Otto tegi ta siis Baieri hertsogiks. Need on kõik väga huvitavad lood inimpsüühikast, võimust, kõigest sellest mängust. Aga seal, kus võimuga on tegemist, ega seal enam sugulus kah tihti mitte midagi ei tähenda. Või kui sa kuuled perekondlikke tülisid pärandi ümber, siis on ka natukene jube tunne hakkab, et kas siis tõesti enam ei ole õed ja vennad, siis õed ja vennad, kui ollakse valmis. Jah, kurb. Nii et milles on siis selle hõimu pealiku, on ta siis demokraatlikult võimu juurest või kes ta on? Kogu hõim aktsepteerib teda. Ja häda talle, kui ta neid ootusi ei täida, mis tema peale on pandud. Ja siis oli täiesti loomulik see, kuna hõimu elu sõltus pealiku vägevusest. Elu on ohustatud. Tarvis on võimast meest ette otsa, kes kaitseb meid. Ja selle tõttu lepiti ka sellega, et temale omistati ja anti see võim ka oma hõimus teiste üle. Sest see teenis tegelikult kogu hõimu säilimist ja ellu jäämist. Nii et sõna demokraatia, kui meile tahetakse nüüd siin Anglo-Ameerika maailma eeskujuks ainult ühte mudelit teha, ainuvalitsevaks ja õigeks nagu mingit kosmilist füüsikaseadust. Nagu oleks palju erakondi, tingimata see, milles väljendub demokraatlikult rahvavõim. Nii. Aga kui rahvas omistab sellele isikule, keda ta aktsepteerib juhina, ja nüüd rahvas võib talle anda vastavalt võimu missuguse. Kui rahvas valib ta presidendiks, siis see tähendab seda, et vastavalt riigiseadustele talle omistatakse presidendi võim. Missugused on riigiseaduses presidendi volitused, milles seisneb tema võim? Nii. Nüüd, kui rahvas aktsepteerib selle mehe ja omistab talle kuningavõimu, see on juba midagi hoopis muud, kuid selle omistab talle samuti rahvas. Ja rahvas võib ka teatud kriitilises olukorras ja mitte ainult ei või, vaid ka on seda teinud ja saab ilmselt veel tegema, et kui rahvas tajub, et tema elu on ülimalt ohustatud, siis antakse totaalne täielik võim võimsale juhile, kellest oodatakse, et tema päästab nüüd sellest olukorrast rahva. Ja loomulikult on tal siis ka absoluutne võim oma riigis iga ühe teise üle ja ütleme niimoodi siis, et lõuad pidada, edasi teenida, kes sõna ei kuula, pikka juttu ei ole. Ja rahvas aktsepteerib selle, sest ellujäämise vaist dikteerib talle seda, praegu teisiti ei saa. Kui Vene ajaloolastega oli nii palju jutte sellest stalinismist ja tsaari võimust ja kõigest sellest, siis eestlastel on seda raskem mõista, aga et miks vene rahvas aktsepteerib ka, võtame näiteks Moskvas, kui te lähete sinna Blažennõi kirikusse või kus on vene tsaarid maetud. Ivan IV, Groznõi, no meie jaoks on ta ju kohutav olend. Ivan julm. Mis te arvate, et ainult Liivi sõja ajal siin oli julm, et Venemaal ei olnud või? Muidugi oli. Ja tema sarkofaagil on alati lillekimbud. Miks?
Vaat see on riiklik mõtlemine. Nii nagu Vene ajaloolane ütles, мы уж народ такой, с нами иначе нельзя. Nii peab, teisiti riik ei püsi. Ja vaat see impeeriumi mõtlemine, mis on venelastele omane, sellest eestlane ei saa aru ja meie seda pilame, me peame seda halvaks, me ütleme, see ei kõlba mitte kuskile, aga selles on rahva jõud ja tugevus. Ja see vana kultuur, mentaalsustüüp Hiinas, ega siis Hiina valitseja või partei peasekretär või president, ükskõik mis ta nimi on, sisuliselt on ta Hiina keiser. Sest Hiina kultuuris on 5000 aastat järjepidevus ja ükskõik mis nime all see inimene seal on ta mentaalsustüübilt ja tema ajaloolise selle situatsiooni tõttu ikkagi keisri staatuses. Midagi pole parata. Ja me ei saa öelda, et see ei ole demokraatia. Hiina demokraatia ei pea olema niisugune nagu anglosaksi demokraatia. Iga rahvuse ajalooline taust, mentaalsustüüp ja riigi ajalugu määrab seda. Ja siin ei saa üks näidata teisele näpuga, sama hästi võiks hiinlane näidata näpuga ja ongi seda teinud ja öelnud ka siis ameeriklastele, et mida te meile õpetate. 250 aastat on teil mingisugust vabariiki, meil on 5000 aastat riiki, mida te õpetate meile? Me oskame elada ilma teie õpetamiseta. Ja nagu näha oskavad ja väga hästi. Nii et ei saa kitsalt lähtuda oma mudelist ja arvata, et see mudel peab universaalselt ainuõigena sobima kõikidele teistele. Samal ajal kahju, et muinasaja Eesti, sel ajal kui 13. sajandil meid liideti siis Kesk-Euroopa kultuuri juurde, oleks meil selleks ajaks välja kujunenud kuningavõim, kes oleks ühendanud kõik Eesti maakonnad. Oleks meie tänapäevane elu ka hoopis teistsugune. Nii. Meil on jäänud kahjuks ära see rahva isa ja kuningriigi aeg. Maakonnad alles sõdisid omavahel, kui tuli siis võõrvõim, kelle kaudu tuli siis ka arusaam kuningavõimust, keisrivõimust ja üldse sellisest tsentraliseeritud võimust. Nii et selle tagajärjed, nagu näete, tänase päevani on meie psüühikas ja teadmistes nii võimsalt sees, mille tõttu meil on väga raske aktsepteerida ühe võimsa isiku ainuvõimu. Me kardame seda. Ja ometi kriisiolukorras on tarvis seda, kes otsustaval hetkel annab käsu ja kõik kuulavad. Ja vaat otsustaval hetkel selle käsu andmine on see, mis olukorra päästab. See on ohvitseri ülesanne osata niimoodi hinnata olukorda ja õigel hetkel anda see jõuline käsk, mis päästab inimeste elud. Olles ükskord sanatooriumis, tulime kuskilt massaažist, mina ja 3 väärikat vene inimest, 2 tükki olid piloodid ja 1 oli diplomaat. Ja mina jäin neist millegi tõttu natukene maha tänaval minnes. Ja selle peatee ääres olid kõrge kuuskede allee. Kõrged, suured kuused, võimsad. Ja üks kuusk, ma ei tea mille tõttu, murdus ja kukkus täpselt otse meie poole. Tänu sellele, et ma olin teistest natukene maha jäänud, sain ma näha seda. 1,5 meetrit edasi ma ei oleks enam märganud seda. Ja siis ma röögatasin venekeelse muidugi käskluse selliselt, nagu Vene sõjaväes antakse, hästi räige, hästi niisuguse ja röögatasin ainult, et pürjut ja lükkasin neid ja ise järele. Mütsti 2 meetrit minu selja taha tuli see kuusk maha, me oleks kõik surma saanud. Nii. Et otsustaval hetkel, vaat siis tuleb niimoodi toimida. Ma ei saanud seal öelda, et seltsimehed on oht, et see puu võib kukkuda. Peame moodustame komisjoni ja hääletame, mismoodi toimida selles olukorras. Ei ole aega selleks. Vaat see on
ülemuse ja üldse juhi ülesanne. Hinnata olukorda imekiiresti ja anda kiirelt jõulisi käske. Ka Vene sõja ajaloolased ja Vene kindralid, kes kirjutavad mälestusi, ütlevad, et seda tuli meil õppida tükk aega sakslastelt, mille nimi on oskus anda kiiresti jõulisi käske. Ja need käsud peavad olema adekvaatsed. Nii. Ja võeti üle see Wehrmachti kord, et ülemus püstitab ainult ülesande, lahendus peab olema sinu. Et sa lahendad ise, kuidas seda teha. Nii et see käsu andmine ja võim ja käsuliin ja käsuvõim, see on igas süsteemis ja muidugi sõjaväes peab ta töötama eriti nii, ütleme, täpselt ja kiirelt välja töötatult. Nüüd võimu legitiimsus, kui on kuningavõim, keisrivõim, ei saa olla teisiti, kui tal peab olema see taevane legitiimsuse tagatis. Sellest oli siis ka pahandus, kui me vaatame vappisi. Bütsantsi vapp oli pretensioon valitseda maailma, nii idat kui läänt. Kotkas vaatas kahele poole, kahe peaga kotkas. Austria, Österreich, idariigi, see vapp samuti kahe peaga kotkas, vaatab kahele poole, sama teadvus tuli sinna, pretensioon valitseda kogu orbis terrariumi või seda asustatud maailma. Kahele poole vaatab. Ja nüüd, kui Peeter Esimene enda kuulutab siis keisriks, siis Vene õigeusu inimesed ütlesid, eriti siis, kes olid traditsionalistid, et tsaar jah, aga keiser mitte. Ehk teisisõnu meie keeles siis kuningas küll, aga keiser mitte. Et kas tal on õigus olla kogu kristliku maailma esindaja. Ja kuni tänase päevani kahtlemata minevik ei kao kuskile. Kõik, mis praegu toimub maailmas, ei ole mitte midagi muud kui täpselt see sama jõudude ja võimude vahekord, mis läbi tuhandete aastate, ainult eri aegadel, ta on eri nimetuste all. Ja need nimetused petavad meid ära. Nii. Selle ohvriks me läheme. Aga ajaloo plaanis vaadates siis on kõik, näed, et ei midagi uut siin päikese all, kõik ainult kordub ja kordub ja kordub ja kordub ja tüdimuseni kordub. Midagi pole teha. Niimoodi nende asjadega on. Nüüd hüpates tänasesse päeva, siis kui Eesti Vabariik kuulutati välja, see iseseisvusdeklaratsioon on väga ilus ja pidulik, sobib suurepäraselt ka, ütleme siis tänapäeva konteksti, kuna ta on pöördumine kõikide Eestimaa rahvaste poole. Ühelt poolt me oleme fikseerinud oma riigi rahvusriigina ja samal ajal põhiseaduse selles preambulis on väga ilusti öeldud, see kogu minu kaitseväeteenistuse aja oli mul taskus kaasas, seda ma muudkui lugesin ja vaatasin ja kriipsutasin alla ja kirjutasin juurde ja kleepisin lisasid sisse ja kõik. Sest kui te olete andnud tõotuse vajadusel anda elu selle eest, siis peate seda tundma ka. Nii et see tegi väga tõsiseks ja sundis ka Eesti Vabariigi põhiseadust ikka ja jälle süvendatult lugema, mõtlema, konsulteerima. Siis meie põhiseadus ju määratleb selle riigi poliitilise korra, et see on vabariik. Ja sõna vabariik ei tähenda mitte seda, mis tavateadvuses mõeldakse, et et me oleme poliitiliselt vabad või sõltumatud. Ta ei tähenda seda. Kus see sõna vabariik oli muidugi ka Rooma impeeriumi aegadest teada ja eelmine kord oli juttu sellest, et see ei ole see vabariik, mis tänapäeval. Antiik-Rooma vabariik oli väga aristokraatne ja seisuslik sealjuures või nii nagu Helleenide või Vana-Kreeka, kust me demokraatiat võtame küll eeskujuks, siis oli see rangelt piiritletud.
see, kellel hääleõigus oli, mitte sugugi nii, et jagame seda ka lahkelt igaühele välja, kes sellega midagi peale ei oska hakata, vaid seal olid ka tingimused. Nii et Rooma Vabariik oli aristokraatne ja otsustajad ei olnud mitte sugugi kõik ega ei küsitud ka kõikide käest. Kuid ka keisririigi ajal, kas oli ühtegi keisrit, kes sai jätta arvestamata rahvaga? Oi, väga arvestati. Väga ja pidigi arvestama. Ja kindlasti pidi ka rahvale meeldima. Ja selle eest pidi siis ka hoolitsema. Ja mida rahvale siis vaja on? Eks sellest ajast on ka see ütelus, panem et circensis, et rahvale tuleb anda leiba ja tsirkust. Ja eks ta paraku niimoodi on. Kui vaatame ka meie telesaateid, siis põhiosa on seal ju meelelahutuslik, on nii. No see on kohutav aja raiskamine, niisuguse, kuidas öelda, mõttetuse ja pläma peale aega raisata. Ja pärast selgub, et mingit seda ja teist saadet vaatab seal 200 000 inimest ja 300 000 inimest. Aga kujutame nüüd ette, et igal õhtul kell 7 on televiisoris tunniajaline loeng filosoofiast ja esineb siis alati keegi filosoof, kes seal siis tsiteerib filosoofi, olgu siis kindlalt midagi, kas temaatilist või kedagi isiklikult ja kommenteerib seda, kas siis kah on 300 000 klikki või 200 000 klikki. Vaevalt, eks ole. Ja muidugi ma saan ka aru, inimene, kes on päev otsa 8 tundi küllalt pingelist tööd teinud, tuleb õhtul koju, peseb käed ära, ta tahab puhata. Ega ei tahagi eriti õieti millestki mõtelda. Ma saan ka sellest aru, et see meelelahutus laseb tal lõdvestuda ja psüühikat kõik niimoodi mujale mõtet viia. Ma ei mõista hukka seda, sugugi mitte. Nii et, aga me peame siiski oskama ka seda näha, et selleks, et demokraatia toimiks nii, nagu ta peaks toimima, see tähendab, et kodanik tähendab midagi. See ei ole lihtsalt see, kes riigis elab, on siin sündinud ja saab passi ja siis on 16-aastaselt juba volitatud otsustama riigi asju ja hääletamisest osa võtma. Kindlasti on neid 16-aastaseid, kellel see küpsus on. Ma ei eita seda. Aga ma olen kindel, et need hulk on küllaltki väike. Ja see hulk sõltub sellest, missugusest kodust enamasti inimesed pärit on. Mida nad kuulevad, mida seal räägitakse, missugused teemad on. Mina mäletan, minu varases lapsepõlves oli teine maailmasõda ja mis oli siit igapäevased jutud, mida laps kuulis. Poliitika, sõda, kõik need teemad. Nii. Sealjuures raamatud, mida loeti, Kudenov, Kalergi raamatud olid siis kõik eesti keeles saadavad. Sa olid juba virutatud lapsepõlves vastamisi kõigi nende probleemidega, mida ma praegu näen, kuidas seda viiakse ellu. Terve elu on elatud selle niisuguse õudustunde all, kuidas see protsess järjest niimoodi viiakse samm-sammult ellu seda asja, eks ole. Nii, et selle Eesti põhiseaduse järgi siis meil on millegi suure hirmu tõttu, me kardame seda presidendi võimu ja siin on omad õigustused ka, et seda absoluutset võimu peab mingi asi niimoodi oskama natukene piirata. Selleks on siis parlamendid ja selleks on omad seadused. Praegu, kui arvatakse, et Inglismaa kuningannal Elisabetil pole mingit võimu, et ta on ainult formaalselt, need vaesed inimesed ei tea veel poliitikast mitte midagi. See naine on maailma kõige suurema võimuga tegelane. Ta on 300 komitee esinaine. Nii. Ja maailma finantskeskus ei ole mitte New Yorgis, vaid see on London City's. Seal on kõik see anglosaksi maailma tsentrum. Nii, no see on omaette teema, aga Inglismaa kuningannal on
tegelikult absoluutne võim ja üks tema sõna ja sellest aitas, et tuli Brexit. Sellega oli see juba otsustatud. Kui öeldi, et Inglismaal tuleb Brexiti hääletamine, mina naersin ja ütlesin, juba otsustatud. Juba ongi selge. Sest et kui see ei oleks olnud otsustatud, siis ei oleks seda hääletamist ka tehtud. Nii. Ja tänapäeva lääne demokraatias käib kõik asi niimoodi, et otsus on olemas, hääletamise ülesanne on anda ainult sellele otsusele legitiimsus. Ja seda me oleme nüüd 27 aastat ka siin näinud, et hüüa ainult demokraatia ja kohe pistetakse pea välja ja saadakse jälle nätakas ära, aga ei mõju. Ei mõju. Ikka jälle ja uuesti. Nii. Paraku niimoodi see on. Nii, et meil selle tõttu siis ei lasta rahvast valima presidenti ja mida meil põhjuseks tuuakse. Olete vist tähele pannud, kui korduvalt on poliitikud öelnud. Rahvas võib teha ebademokraatlikke otsuseid. Ja teise suupoolega räägime sellest, et demokraatia on rahva tahe. Nii. Kuidas siis saab rahvas üldse teha ebademokraatlikke otsuseid, kui demokraatia on rahva tahe? See on loogiline vastuolu, eks ole. Contradictio in adjecto, see on loogiline vastuolu ühe väite piirides. Nii. No. See ei tööta see asi. See on ju, kuidas saab inimesi viia nii kaugele, et nad enam ei tee esimese astme loogilisi järeldusi, rääkimata järgmistest astmetest. Et kui nii, siis järelikult. Nii. Ja praegu panete tähele lõpuks siiski paljud on seda ära märkinud siis, et kui see suur immigratsioonilepingule allkiri, et see ei tähenda mitte midagi, see ei kohusta mitte midagi. Milleks siis allkirja vaja on? No kuulge, see on ju selge, eks ole. See ei tähenda mitte midagi, eks ole. Kirjuta alla surma otsusele, aga see ei tähenda midagi. No kuulge, mis toimub? Kui niisuguse labase valega tullakse välja, aga tähendab, arvatakse, et ega see lollikari niikuinii aru ei saa. Lepivad sellega, et see pole midagi, see on formaalsus, tühi formaalsus. Nii. See tuletab meelde seda muinasjuttu, kui Rätsep, kes nüüs hinge kuradile, mis see tühi 3 tilka verd siis on, ja sai imenõela, mis õmbles siis ja tegi talle hiilgava karjääri, sest et ta nõel ise õmbles kõik ülikonnad valmis ja aga siis tuli päev, kus tuldi hinge järele ja siis mees ehmatas ära. Nii. Aga nüüd anna hing. Ja siis muidugi toimusid asjad kurvalt. Ükskord sõites bussiga seal Riiast või kuskilt, teis oli Pärnust Tallinnasse. Ja seal oli lõbus noorte seltskond, niisugune elav nagu nad on, suhtlevad ja rõõmsad ja omavahel seal kõva häälega suhtlemine käib. Ja siis oli bussil midagi seal ees, läks kärssama, vist mille üle see jutt seal tuli, üks ütles niimoodi, et ta annaks oma hinge, kui ta saaks tassi kohvi. Üks ütles sellise lause. Ja mina mõtlesin, minul on kohvitermos portfellis. Mina võtsin kohvitermos ja ütlesin nii, kohv on siin, palun teie hing. Ehmatas ära, haua vaikus, kõik kuulavad, mis saab. Nii, äkki hakkas niimoodi imelik tal, ma ütlesin, palun, et kohv ja hing. Aga kuidas ma seda hinge saan anda, et niimoodi pihu peale. Ei, et ainult öelge, et võtke minu hing omale ja kõik ongi valmis. Õnneks ta ei julgenud seda teha. Kuni Tallinnani oli bussis haua vaikus. Ja ma ainult ütlesin ka siis talle, et õigesti tegite noor inimene, hinge ei anta iialgi, mitte millegi eest ära. Mitte millegi. Maailmas ei ole nii palju raha, palju hing maksab. Nii. Aga mõju oli hea. Nii et see oli, pani inimesi mõtlema, mis on.
aga see ükskord, kui bussis põlema läks midagi ees ja paanika tekkis, siis jälle käsu andmine lõpetas paanika. Kargasin püsti ja kärratsin kõva häälega. Kõik jäävad kohtadele. Ükshaaval, esimesest pingist alates, välja minna, võib. Kõik toimis ilusti. Otsustaval hetkel, kes oskab käsutada, päästab olukorra. Nii. Ma muidugi teadsin seda, ma olin psühholoogiliselt ette valmistatud, ma olin treenitud selleks, et siis, et midagi ei juhtuks. Muidu on troppis seal koos, kõik unikus ei saagi keegi välja. Ja tavaliselt juhtub nii. Paanika on üks kummaline nähtus, see on nagu nakkab õhust järsku korraga kõiki. Tekib midagi täiesti imelikku. On soovitav või hea, kui elus see läbi kogetakse ja ollakse siis nii-öelda vaktsineeritud selles suhtes. Ja seda on võimalik muidugi ka teadlikult treenida. Kui sul on teadvusesse see sisse niimoodi pandud, siis kui situatsioon tuleb, siis see lülitub siit käiku ja toimib. Nii et meil, milleks rahva ühtsuse nimel peab olema nii palju kaklevaid erakondi ja kui vaadata seda erakondade mitte eriti viisakat ja soliidset üksteise suhtes siis sõnavõtte, siis mina peaks Riigikogus sellise kõne, olles Riigikogu liige, et austatud rahvasaadikud, me oleme küll erinevatest erakondadest, aga et me oleme kõik siin selleks, et seda raamatut ellu viia. Ja selle tõttu me saaksime rääkida Riigikogu suhtes ainult nagu ühest koondlusest või kooslusest, ilma sõnata vaid et me peaks olema ju kõik põhiseadusliku korra eest seisjad. Ja seetõttu ei tohiks ju meie vahel üldse olla mingeid lahkarvamusi. Nii. Ja küll meetodis, kuidas seda saavutada. Ja mida veel inimesed kuidagi ei taha teadvustada, pange tähele, kui sarnane on maailm alati. Mis oli ja tavaliselt on alati inimeste lootus. Sõja ajal loodetakse, et see saab otsa ja tuleb rahu. Tulevikus, siis peab kõik olema hästi ja korras. Tulevikust me alati usume ja loodame ja tahame ja oleme isegi ka veendunud, et kõik läheb paremaks ja tulevikus on siis see niisugune õige ja hea asi, kuhu me läheme. Ja unustame ära, et see praegune olevik on ju hiljaaegu välja loodetud ja oodatud tulevik. Nii, on ju nii. Kui 15 aastat tagasi või 17 aastat tagasi öeldi helge tulevik 5 rikkama riigi hulka, siis nüüd peaks ju olema. Ja sama erakond tuleb jälle välja loosungiga parem tulevik. Jälle tulevik. Nii. Ole sa lahke. Jälle tulevik. Nii. Kuidas praeguse hetkega on? Miks praegune hetk ei võiks parem olla? Parem tänane, aga mitte jälle tulevik. Kuskile lükkame kaugele ära. Ise lepime muidugi olevikuga. Midagi pole parata. Me oleme tagasihoidlikud niimoodi, aga helge tulevik on siis teistele. Ja 80. aastatel oli ju siis juba varem toimus see protsess. Sellest me ka oleme rääkinud, et Nõukogude Liit ei kukkunud kokku mitte majanduslikel põhjustel, mitte sõjalistel, vaid keegi ei uskunud enam kommunismi kui Nõukogude Liidu eksistentsi alusideoloogiasse. Enam ei olnud passionaarsust. Kõik need, kes olid kirjutanud südantlõhestavaid avaldusi komparteisse astumisel surra Lenini ideede eest. Kus nad olid? Neid ei olnud enam. Ja üleöö olid veendunud kommunistidest saanud erastajad ja veendunud kapitalistid. Nii. Kive kiiresti ja kähku käis see asi. Nii. See on elu realiteet.
ebameeldiv, aga inimene on selline. Nii et ega utoopiad ei kuku läbi kukuvad inimesed, kes ei ole suutelised utoopiaid ellu viima. Nii. Sellist täiuslikku inimühiskonda, kus enam ei ole vaja politseid ja kohtuorganeid ega üldse sunnaparaati, seda ei saagi tulla inimese olendi tõttu. Nii. Ja üks politseinik ütles mulle, et mida sa tahad, mees, siis ei ole politseil tööd, me jääme töötuks. Kui ei ole pätte enam. Et mis me siis teeme? No see oli ka naljatoonis öeldud, aga oma terakene on ka siin sees, eks ole. Nii et kui me nüüd oleme väga tõsise momendini jõudnud oma rahvuslikus eksistentsis ja meil on jälle siis tegemist ikka sellega, et väljastpoolt meie riiki tulevad siis seadused ja nõudlused meile ja meilt oodatakse ainult nendele siis nii-öelda jaa ütlemist ja allkirja andmist. Praegu on väga otsustav hetk Euroopa rahvaste ajaloos üldse, kas Euroopa oma kultuurajaloolisel kujul veel säilib või lihtsalt hävitatakse ära sõna otseses mõttes. Sest kui kanname selle, mis praegu toimub riiklikul tasandil, üle kitsamasse piiri, meilt nõutakse, et meie riik, Eesti Vabariik peab olema avatud ükskõik kellele, kes siia ainult tahab tulla ja meie kohus on neile siis kõik võimaldada. Elamine, korter, mööbel, televiisor, nõuandjad, kõik, hea palk ja sotsiaalkindlustused ja kõik. Meile jäävad ainult kohustused. Nii. Järgmine aste on see, et meie käest nõutakse, et sa pead laskma oma koju. Aga miks siis mitte? Kui riik on meie suur kodu, siis minu isiklik kodu on ju see väiksem mõõt. Kuhu see piir siis jääb? Kui tullakse ja öeldakse, et aga teil on vaba ruumi siin. Nii. Palun. Kuhu see piir pannakse? Kui meile tulevad ainult kohustused ja teistel on ainult õigused. Nii et praegu otsustub väga niisugune kriitiline hetk on. Loodame, et me saime vist sellest tselluloosivabrikust lahti, aga sellistel kurjamitel on niisugune kalduvus kuskilt mujalt jälle vupsti tagasi ilmuda. Oht jääb alati, oodatakse natukene aega ära ja hakatakse vaikselt jälle peale kuskilt. Ja sellest Rail Balticust me ilmselt vist ei pääse, aga ei tea veel. Ja vaadake nüüd, mis on põhjendus. Ainukene asi, mille üle räägitakse, on Rail Balticu majanduslik tasuvus. Kas see on ainukene mõõdupuu? Aga kui selle tasuvuse hinnaks on meie looduse ja metsade, loomade hävitamine, meie kultuur, maastiku lõhkumine, mis siis olulisem on? Kas majanduslik mingi kasu kellegile või hävitama oma elu ära? Mis siis olulisem on? No see peaks olema selge, et mis piiriks on kuhu maale. Aga kui me teeme absoluutseks väärtuseks ainult tasuvuse, siis on küsimus, et kõik muu võib siis sellele ohverdada, on nii? Eks? Nii. Kas me üldse oskame veel mõtelda, mis on kõige olulisem? Ja et on asju, mida ei anta ära, hinge ei müüda maha. Ei ole eesmärk ajaga kaasas käia ja kõik uue tehnika vidinad kohe ruttu käiku võtta. See ei ole elu eesmärk, see pole elu mõte. Tal ei ole elu mõtestatud kosmilisel tasandil. Ja inimene ei saa ise kunstlikult elule mõtet leida, sel lihtsalt põhjusel, et inimene ise pole elu teinud. Nii. Mina ei tea ka, mis on elu mõte. Aga mul on selge, et kui ma olen pandud selle fakti ette, siis minu ülesanne on teda hoida.
muidu seda ei oleks. See ei ole niisama. Tähendab, tal on mõte. Ja ka siis, kui mina seda viimset mõtet ei tea, on minu asi teda hoida, sest ma olen olemas. Ja meie kõigi ülesanne on seda hoida põlvest põlve järjest. See peaks nii lihtne olema mõista. Ja nüüd siin see ajaloolis igavikuline kultuur toimib siis püsivalt ja tal on see alus, millel ta saab püsida ajaloo muutuvates oludes, on see igavik lõpmatuse dimensiooni tajumine. Leonardo da Vinci on kirjutanud ju võrratuid traktaate ka kunstiesteetikast. Ta ei olnud lihtsalt, ütleme, niisugune kunstiinimene selles mõttes, kes kunstnikul on mingi nägemus, ta alateadvusest toob välja ja kujutab seda, ta ei oska ise võib-olla seda hästi seletadagi, ta ei peagi. Seda seletavad teised, kes lähenevad asjale kontseptuaalselt. Selles on kunstniku ülesanne teha alateadvuslik ja see nähtavaks. Leonardo oli samal ajal ka väga võimas teoreetik ja ta arutleb selle igaviku ja aja kategooriate üle ja toob sellise näite. Muusikas vahelduvad helid, ennem ei saa tulla järgmine heli, kui eelmine peab olema lõppenud. Kõik helid ei saa korraga kõlada, see oleks müra. See on rockmuusika või mis ükskõik, eks ole. Nii. Üks heli lõpeb, siis tuleb järgmine. Nii. Ja selle tõttu toimub voolavus. Ja voolavus on alati aeg. See tähendab, muusika esitab samal ajal aega. Ja kui te muusikalisi teoseid vaatate ka, mis plaatide peal on välja antud, siis seal iga osa kohta on antud juurde, mis aeg. 2,5 minutit, pool minutit. Missugune on kestvus, kas üksikul lool või üksikul osal kogu tervikus? Nii. Seega muusikaga ei ole võimalik igavikku luua, kuid kui lähtuda Augustinuse traktaadist De Ordo. Selle lühitõlge on vist ainult minul, selle ma tõlkisin, ma mäletan, sõjaväelise õppuse ajal Võrumaal telgi põrandal Kõhuli maas. Õhtul seal kuulasin ühe kõrvaga teiste jutte seal ja siis tõlkisin seda traktaati seal, mul käsikirjas praegu peale on kirjutatud ka Võrumaa õppuse ajal telgi põrandal Kõhuli maas. Ja Augustinus räägib muusikalisest skaalast, mis on siis ühel pool on inglite muusika, siis hakkab see skaala tulema Gregoriani koraal, monotoonne niisugune kirikumuusika, siis hüppame kohe barokki, milles väljendub juba inimlik emotsioon, inimese hinge vastus lõpmatuse ja igaviku ja kõikidele asjadele ja kõige äärmuslikum on siis teisel pool rockmuusika ja niisugune jube müra, nagu me tänapäeval võime siis seda ka tihti kuulda, see tümakas. Nii. Nüüd see kõige aeglasem Gregoriani koraal oma selle venivuse tõttu on igaviku ääre peal ja ta peab viima selle inglite hääle kuulamiseni, mis on niisugune kosmiline heli. Kes on saanud kogeda seda, kuidas klooster palvetab, siis niisugune kolmveerand tundi või tund aega niisugune paistab selline optimaalne aeg, millega see monotoonne heli viiakse selle niisuguse igaviku piirini, et ka heli, mis tegelikult on ajaline, võib oma tonaalsusega ja heli kestvustega hakata tooma sisse aja aeglustamist. Aeg muutub aeglasemaks. Kui Bachi muusika tuli välja, siis kloostrid olid ahastuses, et kuidas nii ruttu vahetuvad helid. Eks ole, see on väga niimoodi tihedalt läheb. Ja ometi hakati ka sellest tajuma, et tervikuna
on tal ometi teistsugune mõju. Aga maalikunstis on see, et ta võib olla kontemporaanne. See on tähendab üheaegne. Ja keskaja maalikunstis väga sageli olid ajaliselt erineval ajal toimunud sündmused maalitud ühele maalile. Seal oli kõik, ütleme, inimese elu ja asjad kõik korraga peal. Ja nüüd sa ühe hetkega tardunult oli sinu ees kokku surutud aeg valmis. Ja sa võtad selle korraga vasta, et maalikunst on selles mõttes igaviku, emotsioon ei ole õige sõna, igaviku tunnetamiseks, aga muusika olenevalt oma liigist võib sinna poole ainult viia. Et selles on maalikunsti niisugune erilisus, et seal on siis see igavikku toodud. Ja nüüd kultuuris peabki olema see igaviku moment, mis annab selle üleoleku tunde ja rahu kõige suhtes. Sellepärast peab kultuuris töötama see igavikulisuse dimensioon kõikide inimeste jaoks. Mitte ainult välja valitutele, kes on spetsialiseerunud. Alustame siis, ütleme seal meditatiivsest kloostrielust või need, kes on pühendunud. Iga inimene kultuuris peab saama sellest osa, siis ta kuulub selle kultuuri juurde. Ja 1500 aastal Euroopa kultuuris seda määras katoliku kirik, kes rangelt jälgis seda, et pühapäeva peetaks. Pühapäev pandi aeg seisma. See oli aja peatamine või vähemalt aeglustamine. Ja töö tegemise keeld tuleneski sellest, et kuna töös on kah järjest operatsioonid, tal on ajaline voolavus, siis ei tohi olla sellist tööd. No seal naistel oli lubatud eegeldamist ja selliseid asju, aga üldiselt niimoodi oldi tõrges nende lubamistega. Kehalise töö tegijatel oli rangelt töö keelatud, sest nad pidid ka puhata saama. Ja siis muidugi niisugust masinakirja, ma mäletan 19, või kui tulid kirjutusmasinad, siis oli küsimus, kas masinal tohib kirjutada. Seda siis kah kirik lubas siis. Aga et inimene ühel päeval viib mõtted igavikku ja peatab aja, kus ei ole enam rabenemist. Selle tõttu pühapäevane töökeeld on ainuõige ja viib inimesega looduslikku rütmi, sest ega siis asjata pole tekkinud aastate rütmid, kuude rütmid, aastaaegade rütmid, nädala rütm, kuu ja kõik, see on kosmilised looduslikud rütmid. Ja kui me elame nendega kooskõlas ja kultuuritüüp peabki seda võimaldama, siis me ei jää ka haigeks, siis me oleme terved. Sellepärast jälgige kuu seisusid, millal midagi võib teha. On hea raamat välja antud selle kohta lausa, millal midagi võib teha ja tõepoolest see töötab. Jälgide, mehed, jälgige habeme ajamist, milles on tingitud, et ükskord on nii, et olete hommikul ära ajanud ja õhtul juba tohoh, mis see siis nüüd on. Ja teine kord on nii, et 3 päeva ja pole veel väga vigagi. Väga erineva kiirusega kasvab sõltuvalt sellest, missuguse kuu seisu ajal on midagi tehtud. Ja see tõepoolest töötab kõikides asjades see asi. Looduses ja ka meie arvates mina ei nimetaks ühtegi mateeriat surnuks. Vähemalt ma ei luba metallide kohta nii öelda. Ma ei tea, kuidas kividega on. Ja palun. Mis raamat see on, mis selle kuu seisu õpetab? On eesti keeles välja antud, mul kodus laua peal see, aga ma autorit ei mäleta, kuidas see pealkiri oli? Kuuvõim, jah. Seda võib lausa käsiraamatuna kasutada, ainult mina ei leia sealt üles, kuidas on, et missuguses tähtkujus samal ajal siis kuu seis on. Et peab ennast veel natukene harima selles asjas. Aga see töötab küll. Ja kui ei tule mõnel päeval töö välja, mõtled, mis asi see ometi on ja siis lähed ja vaatad, et no ja muidugi, ära täna torgigi mitte. Täna ei tulegi tast midagi välja.
nii et see meditatiivne moment peab kultuuris olema ja seda ei saa, muidugi saab ja kui me selle välja lülitame, siis me ei ela enam kooskõlas looduse rütmidega ja looduse rütmidega mitte kooskõlas elamine rikub meie tervist ja närve ja kõike, mis on. Ja selle tõttu kah siis loeme jälle, kuidas närvihaigused on juba niimoodi, et ma ei tea, mitu protsenti koolilastest tarvitavad antidepressantne. No hoidku küll. Imelik asi.